Hans ja tema isand kõnelevad taluõuel. Hans otsustas pärast 7 aastat lõpuks koju naasta ning töö isanda juures lõpetada. Härra, mul on aeg lõpetada. Tahaksin kangesti koju ema juurde. Makske mulle mu palk välja. Sa ole mind ustavalt teed. Kuidas tööd nädal ma tasu? Annan sulle kamase koju. Isand ulatab Hansule kamaka kulda, mis on sama suur kui tema pea. Hans võtab kullakamaka kaenlasse ning asub koduteele. Eemal näeb taga lõbusat ning puhanud ratsanikku. Küll oleks tore hobusega sõita. Jalgu kuhugi ära ei löö, kingatalda ei kuluta, hüppavad kõikjale kiirelt kohale. Ratsanik kuuleb juttu pealt ning peatub. Aga Hans, miks sa siis jala käid? Aga ma pean selle kullakamaka ju koju viima. Suru põlgadele või kaelad nõeraks. No teeme siis vahetust. Mina annan sulle ma hobuse ja sina anna mulle ma kuld. No olgu, aga ma hoiatan, et selle kullakamakaga näed veel vaeva. Kui tahad kiiremini sõita, pead keelt laksutama ja hõitama nöö. Hans rasutab hobusel naeratus ning muretu ilme näol. Mõne aja möödudes otsustab, et tahab tempot tõsta. Hobune alustab otse maid kiiret raavi. Enne kui Hans arugi saab, on hobune ta seljast maha visanud ja ta maadub valusalt põllu vaheteele. Mööda teed tuleb parajasti talumees, kes hobuse kinni püüab. Hobusega raudsutamine pole suurt tule. Oleks mul hoopis selline lehm nagu sul, oleks hoopis teine lugu. Lehmaga saab rahulikult sõita ja lisaks sellele annab ta iga päev piimahui ja juustu. Ma võin anda oma lehma sul hobuse vastu. See sobib mulle hästi. Aitäh! Hans seob lehma puu külge ja hakkab lüpsma. Ta on aga kohmakas ning lehm annab talle tagumise jalaga sellise vopsu. Hans langeb teadvusetult maha. Samal ajal tuleb mööda teed lihunik, kes ajab enda ees siga. See lehm ei anna sulle enam piima. See lippab veel peolemaks enda parale. Mida annan sulle lehmale veel asja? Hans surub mehel tänulikult kätt ning läheb sealt edasi. Teel kohtab ta noormeest, kes tassib kannal valget hane. Oi, kui raske mõni sul on. Katsu mul, kui raske ta on. Aga ära nüüd saab tast tõelise pidu. Selles pidades läheb külla panema siga ära. Kui sind kätte saab, või viige siin teed vastu midagi. Aga kas sina ei taha mind aidata? Sa oled ju siin endis paremini pakkunud kui mina. Võta minu siga ja anna mulle ma hanni. No olgu, ega ma ei taha, et sinu eba minu hingele jääks. Lähme nüüd. Noormees toob seaga kärmesti ühele kõrvalteele. Hans agastub rahulolevalt edasi hani kaenla all. Kuid see on alles hea kaup. Hea praeg, lisaks on hanelasla, jutusõigu vadja sisse. Ema kindlasti loomustab. Hans jõuab viimasesse külasse ning näeb vanamees, kes nuge teritab ning samal ajal omaette laulab. Nuge kärge ja kiirelt ihun terad vahega.
lugege ja käia kiirelt, iluterad vahel. Teie ikka hästi käima, kui nii on seda olete. No seda küll, aga kuule, kus sa ikka nii kena pistan ees oli? Sellega üks tore lugu. Tead, sain peremehel töö eest kulda. Kuld oli kohutavalt raske tassida. Ja kohatasin ta hobuse vastu. Hobune, kas siuke loll viskas mind seljast maha. Noh, nii et vahetasin ta lehma vastu. Lehmaga ka andis tahumise alamas siukse vapsu, et no ma pidin ta ju sea vastu vaheldama. Ma tead, ühes külas vanasti külavanema siga elab. Hirmuga vahetasin sea vanemast. Mis siin see ilus pristahani nüüd siis on? Ja tooksid sina ka naaderita ja oleks sul alati raha taskus. Selleks pole vaja muud kui väikest käiakivi. Käiakivi. Ja mul ongi siin veel üks. Võin selle sulle odavalt anda. Anna mulle oma hani ja annan sulle käiakivi. Sobi. Oota. Võta see kivi ka. Sellepärast vanu naeru silmata. Head aega. Hans astub rahulolevalt edasi. Varsti aga hakkavad kivid ta õlgu rõhuma, et Hans otsustab järgmise kaevu juures natuke puhata ning asetab kivid kaevuveerele. Ta kummardub kaevu kohale jooma, kuid kivid kukuvad suusatades kaevu. Vedaski, saingi kividest lahti. Hans jätkab õnnelikult ja muretult teekonda koju ema juurde. Hansu ema ja Vansu vanaema panid just koogiahju ja nüüd istuvad maja taga ja räägivad juttu. Ema! Hans! No tere, mu kullake! Jälle pikka 7 aastat oled sina ka lõpuks koju jõudnud. Tere, Hans! Tore sind näha. Issand, sa oled nii suureks kasvanud. Mina nägin sind viimati siis, kui sa oled alles laps. Mina igatsesin teid ka. Otsustasin töölt ära tulla, sest igatsesin kodu nii väga. Miski põleb. Kook! Appi! Kook jäi liiga kauaks ahju ja maja põles maha. Ja nüüd elab Hans, tema vanaema ja ema nüüd jälle isanda juures.